See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuuled, Autotund jälle eetris, stuudios seekord Tarmo Tähepõld ja Kristjan Ojang Geenius uudisteportaalist ja saates teises pooles räägime Anne-Mari Muruga eestlaste uuest startupist, mis peaks ära lahendama vana hea rendiautode probleemi, eriti just reisides. Aga vaatame, mis siis sellest nädalast meelde jäi ja mõned uudised ka. Minu nädalast jäi meelde see, et ma ei ole tükk aega proovinud teha ökosõitu. Õigemini, tähendab, kui ma auto ostsin, siis ma ühe maanteelõigu tegin, sain keskmiseks 6,3. Pärast seda pole ette tulnud, tore on olnud kogu aeg kiirendada ja sõita nagu maniak, aga nüüd see nädalavahetus oli pikem Lõuna-Eesti tuur ja kuna mul abikaasa teeb lube, siis minul on olemas see juhendaja õigus, ehk siis tema oli roolis, mina kõrval. Ja vaatasin, et sõidab ilusti ja rahulikult ja panin siis nullisin kütuse selle mõõdiku ära. Ja ime, kui me olime jõudnud Tallinnast Tartusse, näitas see 5,5. Ja tookord, kui mina seda oma ökosõitu tegin, ma tegin selles mõttes, et ökosõidu all ma mõtlen siis seda, et sa sõidad hästi rahulikult, aga ikkagi lubatud kiirusega, et sa ei sega teisi. Ehk et sa ei tokerda maanteel 60-ga. Tema seda tegi, mina sain 6,3, tema sai 5,5. Aga palju see kiirushoidik peal oli sellest ajast maanteel? Tead, ta ei saa, kuna mul ei ole adaptiivne, siis tegelikult ja Tallinn-Tartu maanteel oli päris tihe saalimine, nii et kogu aeg sa jõudis, keegi jäi sulle ette või ühesõnaga väga ei olnud. Kogu see 560 kilomeetrit, millest muuseas 150 oli niimoodi, et täis lastis auto 5 inimesega ja sellel ajal oli mina roolis, tuli meil ühesõnaga 6,6 ja teate, see on mõnevõrra, ma soovitan seda kõigil teha. Ükskõik, kas siis eesmärgiks on sport, eesmärgiks on loodust säästa või raha säästa, aga see on nii pagana hasartne. See nagu, eriti mul on tehase, muidugi minu auto ametlik tehase kulu on veel vana selle NEDC standardi järgi, mis oli ju eriline niisugune lollus. See oli pool sohk tegelikult. Jah, et seda ikkagi naljalt ei taba, et mul peaks selle järgi olema keskmine 6,3 vist ongi. Ja maante kulu peaks olema 4,9. Et abikaasa sai 5,5. Me olime kahekesi autos, et kui seal nüüd niimoodi hakata nagu päris nagu hüpermailingut tegema, see on ingliskeelne väljend, ongi eraldi fanaatikud üritavadki teha nagu, see juba hakkab muidugi, kui teha päris hüpermailingut, siis see juba segab liiklust, sest see eeldab sul, et sa leiad üles selle kõige optimaalsema kiiruse ja kui näiteks sinu auto puhul on see 69, siis sa sõidadki seal Tallinn-Tartu maanteel peal 69-ga. Nii et lihtsalt, ma soovitan, see oli tore, te hoiate raha kokku, te hoiate loodust ja andke teada, et kas teie auto tabab ka. Hiljuti sõitsin Renault Arcana E-Tech hübriidiga, mille lubatud keskmine on, kas mäletan õigesti, vist oli ka 4,9 kogu keskmine, juba siis uue mõõtesüsteemi järgi ja sellega sõites ma sain kätte 5,0. Nii et nagu see uus VLTP on nagu päris hea. Millal sa viimati ökosõitu tegid? Ma tavaliselt ei tee sellist asja, aga mul tuleb meelde nende samade 4 ja 5 üks talvine sõit Rakveresse Tallinnast. Seal on ikkagi nii-öelda 2 sõidurada ühes suunas ja seal on väga lihtne nagu kütust kokku hoida. Ja see oli algusest lõpuni õnnestus sõita kiirushoidikuga, sest liiklus oli hõre ja talvel ju on 90, kiirust rohkem ei ole, nipet-näpet, nagu me ikka teame, eks ju. Ja sellises oma tempos tuli 4,8 kütusekulu ja 1,4 bensukas Octavia, tavaline pereauto, et selles mõttes ei midagi müstilist autot, aga müstiliselt väike number. Aga ma mainin ära, et Kristjan naases just, mis oli üle 6700 kilomeetrit. Jah, 6700 kilomeetrit mööda Skandinaaviat, Lada või siis VAZ 2101
või 11 või 013? Ei, ikka 1 ja kõige esimene. Aga kas sina teed vahet tänaval, kui sa näed? No ma olen juba nii palju nende ladadega sõitnud, et ma teen vahet, jah. Kas seal on mingi suunatule või mingi esivõre? Jaa, seal on see, et kõige lihtsam, eks ole, 01 on see esikaitseraud või stange, nagu näitakse, seal on need nii-öelda piklikud kihvad suured, 11 ja 13 on need väiksemad või ei ole neid üldse, on nagu see sile stange nii-öelda. Ja siis üks asi, mille järgi kohe kaugelt ära tunneb, on see C-piilar ehk see lai tagaosa. 011 ja 13 on seal õhuvõttu ava või selline ventilatsiooniava, aga 01 on sileplekk, nii et kui on nagu sileplekk, siis on Kristjan tuleb ilmselt augustikuus, räägime sellest sõidust pikemalt, aga ma tahtsin lihtsalt selle kütuse teema puhul küsida, et tead sa ka, mis su keskmine kulu oli? Ei, ma ei ole kokku arvutanud, sest et me nii värskelt veel tulime ja ei ole jõudnud nagu sellega tegeleda. Küll aga võin öelda seda, et võrreldes Norraga ja isegi Soomega oli Rootsis jube odav bensiin. Ma ise arvasin, et Rootsi on kõige kallim nendest maadest, aga vastupidi, et Soomes oli see kõige odavam, mis me tankisime, oli 2,43 liiter, kõige kallim oli 2,67. Selle nädala jooksul nagu saime sellist hinnakõikumist. Norras oli stabiilselt 2,5-2,60 juures. Aga kui tulid pärast 8 päeva Norras sõitmist Rootsi ja said 2,1 kätte liitri, siis tundus, et jube odav, siin nüüd sõidame kaugele kohe. Okei, aga kuna Kristjan käis siin hiljuti veel ühel, ma ei tea, tegelikult sul on täitsa normaalseid autost ka, aga sulle millegipärast meeldib sõita imelike asjadega, ehk siis kõigepealt 6000 kilomeetrit Siguliiga ja nüüd siis tegelikult sa käisid ühel üritusel, mis oli murutraktorite võidusõit. Jah. Räägi, milliste murutraktoritega sõidetakse võidu? See vist ei ole tavaline poest välja sõitnud Husqvarna. Sa võid sellisega ka sõita, võtta niiduk alt ära, siis sa oled lihtsalt omas klassis, nagu tuleb välja on erinevad klassid. Ma ei teadnud sellest murutraktorite võidusõidust mitte midagi enne seda, kui ma sinna läksin. Ja kui hea tuttav helistas, kes sellega tegeleb ja kutsus, et tulge sõitma, proovige, siis kohe sai öeldud jah, ja kui kohale jõudsin, siis hakkasin esialgu väikest viisi kahetsema, et miks ma sinna läksin, sest et need, millega meie seal võidu sõitsime, on ikkagi päris kiired aparaadid ja seal on nagu murutraktorile sarnane välimus. Selles mõttes ta on ikkagi selline lai ja madal ja istud nagu vastu maad ja ta on ikkagi ehitatud ise, et see raam on seal ise ehitatud ja seal on tagasillas on, suures osas ongi nagu kardi tagasild ja esisild on ise tehtud ja mootorilt on siis kõik need piirajad ära võetud, et läheb pöördesse nii palju, kui tuleb ja pandud sinna mingid tsiklikarburatorid ja mingid USA-st tellitud mingisugused sepistatud kolvid ja tugevamad klapivedrud ja nii edasi, ja ühesõnaga tuunitud nii nagu torust tuleb. Aga sõideti sellega heinamaal või asfaldil? Läbi segi. Seal on me võistlesime Kundas, seal ütleme sellist heinamaad nagu ei olnud, et seal oli ikkagi selline park ja pargi muruplats. Aga ega seal oli ikkagi selles mõttes rada oli auklik, seal pargi muru sees oli päris palju selliseid salakavaleid auke, mida nägid siis, kui sealt läbi sõitsid. Ja ehk et sellel mururiba peal, kui minna selle sama hooga nagu asfaldilt mururiba peale, siis viskas esiotsa maast lahti, et seal ikkagi oli päris raju. Sain aru, et käisid ühe korraga teelt väljas või? Ja juhtus jah, et on see ohtlik ala? No ses mõttes, et see kiirus oli seal, ütleme, kiiremad lõigud, kõhutunde järgi ütleks siuke nagu 60-70 äkki või? Et seal nii pikki sirgeid ei olnud, et nagu tegelikult selle põhjagaasiga sai sõita küll. 70 laias laastus. Ja see väljasõit, sel hetkel, kui see väljasõit toimus, ei tundunud nii ohtlik, aga pärast, kui ma vaatasin, siis mul roolisüsteem traktoril purunes ja see oli täiesti kontrollimatu olukord. Ma olin nagu seal kaasreisija sellel hetkel. Siis ma tegelikult elektripostist panin umbes 20 sendi kauguselt mööda. Et kui oleks nagu sinna posti kõmatanud ära, siis oleks võinud päris pahasti lõppedes asi. Ja jumal tänatud, et roolisüsteemi purunemise tõttu traktor nagu vasakule viskas, sest et paremal oli koolimaja sein. Et kui oleks nagu selle 70 pealt koolimaja seina tõmanud täiega, siis see oleks ka vist hästi lõppenud. Mis varustusega, põhimõtteliselt tsiklivarustusega? Krossi tsiklivarustusega, jah, krossi saapad, krossi kiiver, riided ja meie panime ka need selja ja rinna kaitsmed endale peale, kuigi vanatundid nagu sõitsid ilma, ütlesid, et sellega hakkab palav. Läheksid veel? Iga kell, jah, selles mõttes oli lõbus, et seltskond oli tore, nagu siuksed, ega motokross on umbes samamoodi, mul tuli hästi tuttav nagu ette selles mõttes, et see on nagu üks suur pere, kes seal koos käib, et rajal ollakse küll konkurendid, aga boksides nagu üksteist aidatakse, et kui seal kellelgi oli mingisugust mutrivõtjat kiiresti vaja või endal komplektis ei olnud, siis nagu kõrval boksist kohe tuldi ja anti, et selles mõttes oli siuke äge kogemus, et siuke äge, tundub, et see on selline vahva sõpruskond, kes seal koos käib ja seal sõpruskonnas võiks aega veeta küll. Ma saan aru, et see teeb selle asja veel ohtlikumaks ja minu arust võiks ikkagi olla tera all ja seal võiks ikkagi mingi niitmine ka käia. Ma ei tea, kuidas seda lahendada või kas mõõtagi niimoodi, et igaüks peab mõõtma mingi laiguga ära mõõtma, sest
ma olen ikkagi maainimene, ma tahaks, et sellest kõigest kasu oleks. Õige. Mis te ikka siin niisama tolmutate ja päristate? Just. Võt, mis siis uudist? Uudist on see, et uurisime, et millal siis elektriautode ostutoetust saab. Noh, ja millal saab siis? Ei tea. See on hea teada. Ühesõnaga, tegelikult 2021 jaanuaris öeldi välja, et tuleb elektriautode ostutoetus taas ja kui varasemalt oli seal summad miljoni ringis, siis nüüd jagatakse välja 6 miljonit. Aga kes nüüd vaatab kalendrisse, siis on meil käes 2022 juuli ja pole jätkuvalt mingit ostutoetust saanud. Et esmalt, Martin Mets, mu tavasaate kaaslane, kirjutas Autogeeniuses sellest ka terava arvamuse, kuidas kas üldse ostutoetust on vaja. Et tema 2 pointi olid see, et esiteks need elektriautod on nagu ikka veel nii kallid, mis on seda, et inimene, kes jaksab omal osta 40 või 50 000 eurose auto, tal ei ole seda 5000 vaja. Et see on nagu selline boonus, kuidagi nagu ühesõnaga see ei päästa tema rahalist seisu, vaid see lihtsalt ajab teda nagu ostma. Nojah, et võib-olla siis lisandub, aga tegelikult ei ole selle inimest vaja. See ei ole nagu majanduslik vajalik meede. Ja teine argument on see, et kui need autod, kui siin järjest elektriauto fännid ja müüjad ja kõik üritavad Excelis ära tõestada, kuidas teatud kilometraaži juures on see odavam kui juba sisepõlemismootoriga auto, eriti arvestades kütuse ja kõigi hindu, et miks siis seda toetama peaks? Et kui see on nagu odavam ja mõistlikum. Vot, et ärme seda praegult, seda kaantava või siis natukene ma mõtlesin, et saame hakata võidlema. Ma tahtsin, ma just vaatasin et sul oli silm läks ärama, et tegelikult vaidleme, siis vaidleme. Selles mõttes nõus, aga ka paar vastumõtet selle koha pealt, et selleks, et muutust läbi viia, tuleb inimest motiveerida muutusega kaasaminemiseks ja inimene, kes suudab osta 40-50 000 eurose auto, on reeglina majanduslikult mõtlev inimene ja majanduslikult mõtlev inimene tegutseb ainult siis, kui ta saab soodukat. Minu isiklik väide. Ehk et tal on nagu väga suur selles mõttes nagu põhimõtteline vahe, et kas ta saab selle asja leti hinnaga kätte või ta saab selle 5000 eurot soodsamalt. Asi ei olegi selles, kas ta jõuab seda osta või ta jõua, vaid asi on põhimõttes. Et kui ma saan selle, kui mul on nagu motivatsioon seda eelistada millegi teisele selle pärast, et ma saan sealt mingi sooduka või ma saan mingi toetuse, siis see on, ma usun, paljudele just nagu põhimõtteliselt selline sütitav jõud. Teine asi on just seesama, et kui me ikkagi tahame, et elektriautod tuleks tänavale, et see igapäevane liiklemine tänaval muutuks saastavabamaks. Unustame kõik selle liitiumiooni kaevandamise ja teeme ära, vaid räägime sellest, mis meil Tallinna tänavatel toimub. Kui meil on siin rohkem elektriautosid, siis meil on siin vähem saastet, see on selge. Siis kuidagi tuleb seda ju ikkagi kiirendada ja motiveerida, et kui ma olen tõsiuskne diislimees, siis ma sõidan sellega elu lõpuni ja mul jumala kama, et sama kalli raha eest võin elektriauto saada ja ma sõidangi selle diisliga. Et selles mõttes mina ikkagi leian, et need toetused võiksid nagu olla. Ja küll tulles nüüd selle sama siis suure Žiguli reisi peale tagasi, mis me Skandinaavias tegime, siis teatavasti ju Norras olid need suured ostutoetused, ma ei ole kindel enam, kas need praegu on, kuuldavasti seal enam elektriautoga vist suurlinnades tasuta parkida enam ei saa, et see vist võeti ikkagi ära Oslost. Aga need soodustused seal pikalt olid ja seal on see nii Rootsis, nii Norras kui tegelikult ka Taanis, kus see kevad sai käidud, on see elektriautode hulk tänaval ikkagi silmapaistev. Et järelikult see toob muutust. Ei saa ju välja, et skandinaavlased on rahvas, kes elavad peost suhu, pigem vastupidi, nemad on nagu maailma kõige rikkamad, eks ole. Ja kui see nende seas nagu toimib, miks see ei peaks nagu siis siin toimima. Ja me ei räägi seal ainult mingisugusest Tesla uputusest, vaid täiesti kogu automudelite palett alates Nissan Leafist kuni uue Mustang E-Machini välja, et kõik. Me tegime väikse katse 25 kilomeetril või 30 kilomeetril, lugesime ära, et palju meil elektriautosid vastu tuleb, seal tuli üle 30 tuli vastu selle aja peale, et Eestis tuleb seal võib-olla 2 selle aja jooksul. Ei, selles mõttes Skandinaavia näide on hea jah, et töötab küll, et muidugi nagu nii ka rikas rahvas, aga just, et siis sa suunad nagu ta just nende võib-olla isegi mitte nii palju rahalistega, vaid see parkimine, bussiread, et see võib paljudel olla ikkagi väga oluline point. Absoluutselt, kui sa käid ikkagi iga päev kontorisse tööle ja maksad selle eest 40-50 eurot kuus parkimise peale ära, siis see on ka nagu asi, mis paneb mõtlema. Jaa, mul tuleb, järgmises saates tuleb küll inimene, kes käis elektriautoga Hispaanias, samuti tal oli üle 8000 kilomeetri
Hispaania Eesti. Räägib siis oma kogemusest, kuidas laadimise ja kõigega läks. Lihtsalt mul, kui ma korraks siit haaran laua pealt sellise vandenõuteoreetiku mütsi ja panen selle pähe, et see elektriauto hindad on see, et kui kuskil turule tekib nagu tasuta raha, et siis natukene võib ju küüniliselt ka mõelda, et miks siis automüüja ei peaks seda endale võtma, ehk et toetus tuli, paneme siin natukene nüüd hinnale juurde, sellepärast et inimene saab ju selle raha riigilt ja ühesõnaga, okei. Ma lihtsalt olen kuulnud sellist teooriat, see ei olegi nagu mitte minu välja mõeldud, vaid seda, et kui tulevad need toetused, et siis kipuvad ka hinnad tõusma, aga ma ütlen Need tõusevad niikuinii, kas viimase 2 aasta jooksul, kui sa vaatad, siis on täiesti pöörane. Ja teine müüt muidugi on see, et elektriauto juba ammu enam ei maksa 40-50 000 eurot, et kui sa oled nõus leppima väiksema autoga, siis sa võid 20 ka saada. Ma pean sulle kurvastusega teada andma, et on küll ja maksabki ja maksab aina rohkem. Käisin just sõitmas Kia Niroga, eelmises saates ka rääkisin, et kui eelmise põlvkonna Nirot praegult ei müüda, müüakse küll Hyundai Konat, mis ei ole saanud veel uuendust, ja Hyundai Kona hinnad on kuskil 40 000 juures. Igasugused e-appid ja mis asjad, need Volkswagen neid eriti ei ole saada. Dacia Spring ei ole auto, Dacia Spring on... Ei, no ma räägingi, et kui sa lepid nagu vähesega. No Dacia Spring on põhimõtteliselt, me räägime rollerautost, mis sõidab 130 kilti tunnis, et jah, aga ikkagi, kui ma vaatan ka Peugeot 208 ja nende hindu, see on pigem 40 000. Nissan Leafi hinnad kindlasti üle 30 000, aga Kia Niro, uus elektriline, 460 kilti saab sõita, hakkab 48 000 eurost. No võt, siis jõuame jälle selleni, et kellele ja milleks selliseid autosid, et... Just. Võt, aga tulles siis tagasi selle toetusmeetme juurde, midagi saime ikkagi teada. Ühena sellest venimise põhjusest on toonud siis Keskkonnaministeeriumi esindaja välja ka selle, et natuke tundub totakas, mitte et ilmselt see põhjus ongi selles, et mitte see inimene ei tundu totakas, aga et meetme valmimist on mõnevõrra pikendanud seegi, et lühikese aja jooksul on ametisse astunud juba 3. keskkonnaminister. Just minister seab meetme peamise visiooni. Ei sea, selles mõttes need ametnikud teevad selle valmis, need 2021, et kindlasti on see valmis lihtsalt, ma arvan, et see ministri vahendus tähendab seda, et iga kord ta ei jõua kõiki neid dokumente läbi lugeda ja siis on mingid prioriteedid, et kas me võtame palju metsa maha või me võtame veel rohkem metsa maha, eks ju. Põlevkivi, need kõik on tähtsamad kui mingi elektriauto toetusmeede, aga mina ei usu, et nüüd tuleb uus minister ja hakkab tohutut visiooni. No jah, et nüüd on jälle nullis kõik, et viskame ära just, et ma nüüd täna 2 päeva tegelen sellega, et ma visioneerin. Aga jällegi, mis ma siin õelutsen, häid uudised on ka, et nüüd, kui algselt 2021 räägid 6 miljonist eurost, siis nüüd on toetuse meetme mahuks planeeritud 10 miljonit eurot. Ja kui varem oli plaanitud seda rahastust kasutada mis see oli 2021 kuni 2024, siis nüüd pikeneb see 2033. aastani. Sellest nüüd ei ole siin täpsemalt, et kas siis see 10 miljonit, mis enne pidi kestma 3 aastat, siis nüüd kestab siis 12 aastat näis. Võibolla siis, kuna uut meedet rahastatakse heitkoguste kauplemissüsteemi enampakkumistulu vahenditest, et äkki neid lihtsalt siis mingi hetk pannakse sinna jälle 10 miljonit ja jälle 10 miljonit näis. No ühesõnaga, seal on ikkagi jätkuvalt küsimusi rohkem kui vastuseid sellel teemal. On, ja kõik need, et kas järjekordselt peab olema seal läbisõidu nõue 100 000 kilomeetrit ja kõik need asjad, et siis see kõik selgub. Ma tahaks isiklikult kohtuda elektriauto omanikuga, kes sõidab 100 000 kilomeetrit läbi selle lühikese ajaga, mis seal 4 aastat oli ja 20 000 aastas, et see tegelikult oli 80 000 oli siis, jah, et 20 000 aastas. Selles mõttes elektriautol, kui sellel pole midagi viga, sellega võiks sõita, aga need üksikud kiirlaadimise kogemused, mis mul nagu on olnud selja taga, juba selle pärast ma tahaks selle inimesega kokku saada ja küsida, et kuidas sa seda planeerid, seda kiirlaadimist, et sul kogu aeg õnnestub olla nagu autoga liikvel? Nad laevad kodus, et need on need inimesed, kes laevad kodus ja siis need üksikud korrad, kui kiirlaadijas, siis... Ehk et korteri inimesena on see jällegi omaette väljakutse sellist läbisõitu saavutada.
aga kui nüüd see toetus tuleb, siis tasub hakata, sellepärast et Hyundai on üldse, Hyundai sellise hoosja nad ei maksa, et me siin saates kogu aeg neid kiidaks, nad lihtsalt on hoos, te võite seda lugeda ka ütleme, mujalt meediast, et sellel ajal, kui näiteks BMW teeb mingid hiidsuuri võresid ja tahab inimestelt hakata küsima raha istmesoenduse eest kuutasuna, Lõuna-Koreas selline asi on plaanis, siis Hyundai lihtsalt esitles 2 kontseptautot, ma ei hakka neid praegult kirjutaks sisse, Hyundai kontsept tuleb siin viimase aja uudised, lihtsalt nii megavälimusega. Seal oli vesinikmootoriga oli üks, teine oli sportlik elektriauto. Nad teevad seda retrodisaini ja teevad nii hästi, et lihtsalt nagu ulmefilmi autod ja mitte halvas mõttes, vaid heas. Aga esitleti ka lõpuks Ioniq 6 mudelit ja Ioniq 6 mudel on nagu Ioniq 5 mudel, väga erilise välimusega, aga seekord ma ei saa öelda, et ta ei ole nagu sedaan klassikalises mõttes, pigem kui te mõtlete sellist hästi langeva tagaosaga või siis Mercedese need EQE vana CLS minu arust täpselt samasugune just CLS või siis need uued EQE ja EQS Mercedes, et niisugune lauge, aga jätkuvalt stiilne ja ilus ja just see, et vahelduseks ei tehtud jälle linnamaasturit. Tuleb ka linnamaastur neil, Ioniq 7 vist või 9. Aga... Erakordne jah, et selline sifakas sedaan ikkagi tuleb enne linnamaasturit välja, et päris julge käik praegusel ajal, kus sifakaid sedaane kohtab üha vähem. Jah, muus mõttes nagu Ioniq 5, et 2 akut, 53 või 77 kilovatt-tundi, pardal jätkuvalt 800-voldine kogu see süsteem, jätkuvalt saad sa sealt autost laadida ka teist autot, küll aeglaselt või oma, ma ei tea, mootorsaagi või kasutada kuskil metsa all pliiti. Ja kõige suurem läbisõitmistel on parimal juhul üle 610 kilomeetrit. Pole paha tegelikult. Ei ole, ja seest on ta ka väga stiilne ja retro ühesõnaga. Ja mis mulle tundub sümpaatne on just see, et kuidas pannakse rõhku vähesele energiakulule, et see on erakordselt voolujooneline auto, see õhutakistus oli vist 0,21, kui ma õigesti peast mäletan, ja lubatakse siis 100 kilomeetri läbimiseks vähem kui 14 kilovatt-tunnist energiakulu. Mis on vähe. Mis on väga väike, tavaliselt nad jäävad ikkagi sinna 20 kanti. Ja just. Et ja see ei ole nagu see nüüd selline auto, et näitasid ja siis vaatan, et 2025 võib-olla tuleb, et Hyundai on andnud lootust, ehk siis Eesti Hyundai, et me võime seda ka Eesti pinnal näha juba selle aasta lõpus. Siin oleneb, me teame küll, tarneraskused, logistika, kõik, aga teoreetiliselt seda mudelit juba nagu klopsitakse tehasest kokku, et mitte mingi kontseptauto. Vot, ja millest me veel, kuna Kristjan on stuudios ja Kristjan koos oma kolleegidega, ehk siis minu ja teiste autolehe ja autogeeniuse tüüpidega tegime loo 15 levinud eksiarvamust liikluses. Ja need on me kõiki neid läbi ei võta, aga võtaks paar olulist, need hakkasid pihta nendest samadest juttudest. Te teate kõik, kas olete kohanud või seda väidet, et kui kuskil pargib auto kõnniteel, ja siis sa lähed ütlema, et ära pargi või tegelikult see ei ole õige, siis hakatakse omavahel arutama, et tohib küll, kui jalakäijale on 1,5 meetrit ruumi jäetud. Siin on 2 asja segamini jäetud. Selles mõttes võib, kui jalakäijale on jäetud 1,5 meetrit ruumi, aga seal peab olema kõnniteel parkimist lubav märk. Täpselt. Et see ei ole nii, et sa vaatad, et hirmus lai kõnnitee, et me näiteks Tallinnas Soo tänav, sa ei või sinna parkida. Jah, sa paned oma auto sinna, jalakäijal jääb ruumi, aga tegelikult sa ei või seda teha, et siis olge selleks nagu valmis. Mis siin veel on? No mina tooks välja ka selle, mida ilmselt paljud kas unustavad või ei tea, et ühissõiduki rada võib kasutada kiirendusrajana ja aeglustusrajana. Et kui sa ristmikult keerad välja ja liiklus on nii-öelda tihe, siis sa võid rahulikult minna sinna ühistranspordi rajale, võtta sealt too üles ja liituda nii-öelda teistega samal kiirusel juba sujuvalt liiklusvoolu. Ja täpselt samamoodi, kui sul on tarvis inimene maha panna ühistranspordi rajal, siis sa võid rahulikult keerata sinna rajale ja seal hakata pidurdama, mitte ei pidurda nagu kogu liikluse seisma enda selja taga ja siis teed viimasel hetkel nagu põike tee äärde. Jah, siis üks oluline punkt on ka see, et mis puudutab
mitmerealisel teel, seal teisel sõidurajal sõitmist, ehk siis vana hea kiirde seadus või kiirde reegel, noh, võib ka nimetada viisakuseks, aga tegelikult on see seaduses kirjas, et kui sa sõidad siis Tallinn-Tartu või Tallinn-Narva suunda, siis teises reas oled sa ainult möödumiseks. Just. Seal ei ole, loomulikult ei ole sätestatud, sest seal toimub terve mõistus, et noh, nagu mitu meetrit ma või millal see on möödumine, et jah, et kui ma möödun ühest ja ma näen, et noh, ma ei tea, 20 meetrit hiljem või 200 meetrit hiljem on mingi veoauto, millest ma ka, noh, muidugi sa võid, ma ei tea, 2 korraga, terve mõistus, aga seal nii-öelda vasakus reas siis lihtsalt sõita ei või. Aga siin on nüüd üks oluline erinevus, mul ühel tuttaval tuli siin sellest lausa selline liiklusviha juhtum Laagna teel, et linnas see tegelikult ei kehti. Ei kehti, jah. Linnas ja ta sõitis seal oma reas, ta ei sõitnud kõige äärmises ja noh, seal on 70 lubatud ja ta tunnistas, et ta tegelikult sõitis, ausalt tunnistas 79-ga, et ta isegi nagu ei uimanud seal siis kõige vasakpoolsemas reas. Ja siis mingi tüüp sõitis tal taga, mingi hetk sõitis siis paremalt mööda, sõitis ette ja tegi selle klassikalise piduri kontrolli, noh see, et pidurdas ja hakkas ees nagu märku andma, kuivõrd vihane ta on. Et noh, jah, et see on natuke selline viisakuse case, et kõik eeldavad, et see vasakpoolne rida on vaba, aga linnas see seadus nagu ei kehti. Absoluutselt. Üldse, et ärge tehke mingit pidurdi kontrolli või ärge hakka kedagi õpetama liikluses, et nagu, kui loll sa pead olema. No ma võin tuua, see ei puudutanud eksiarvamusi, aga lihtsalt õpetamisest ja pidurikontrollidest näide enda kodukandist Muuga Aedlinnast, kus kohalikud elanikud panid oma tänavale välja 30 kiiruse märgi, kuigi seal on 50 lubatud. Et noh, siin on jällegi sama aine, et okei, me saame aru sellest, et siin on nagu palju inimesi ja võivad tulla inimesed tänavalt välja, aga see ei ole okei, et me hakkame ise panema nagu liiklusmärke välja. Et noh, kuhu me siis läheme, kas järgmisel hetkel hakkame üksteisele trahve ka välja kirjutama, et noh, see on küll täiesti jabur. Aga kui rääkida veel eksiarvamustest, ma ei tea, kas räägime veel autodest või lähme tasapisi juba kergliikurite juurde, et ikkagi politseil ja mitte ainult politseil on hinge peal ikkagi elektritõuksid, sest nendega jätkuvalt toimub palju õnnetusi, palju probleeme ja inimesed ma ei tea, kas siis hoolimatusest või arvates, et ju minuga ei juhtu, rikuvad päris elementaarseid asju, et mine käisin reiditeel ja kui palju sa näed neid kahekesi tõuksi peal sõitjaid. Või siis võtta seda, mis on samuti politsei jaoks viimasel ajal väga tõsine probleem, kuidas nokastanud peaga minnakse rahulikult tõuksiga sõitma või ka jalgrattaga. Et see on ju nii-öelda jutumärkides vana tuntud tõde, et kui lähed sõpradega õllekasse, siis mine jalgrattaga, et auto koju ei ära mine. Tegelikult jalgrattaga samamoodi ei tohi sõita joogise peaga ja noh, ütleme ausalt, et kui sa oled nagu joogine ja pead 2 rattal tasakaalu hoidma, siis seda joogisena on oluliselt raskem teha kui kainena, et see on nagu õnnetuse otsimine põhimõtteliselt. See ei ole ilmselt esimene ja kindlasti ka viimane kord, kus ma õpetan inimesi nende tööd tegema, aga või siis, et trahvid ja lihtsalt see on see, et kui ma näen neid teismelisi mitmeks sõitmas, ja nüüd on meil jälle kampaania, kuidas ära sõida kahekesi ja noh, et sa kukud ja siis sa saad haiget ja suva teismelised ja noored on ju surematud, noh. Sellepärast teismelised ja noored teevadki nagu lollusi kogu aeg, et sellepärast, et oma mõtetes on noor inimene surematu, noh. Temaga ei juhtu. Ma lähen 2 sotiga siin kurvi, ärme räägi isegi purjuspeaga sõitmisest, sest noh, minuga ei juhtu mitte midagi. Mul on ju lamellrehvid alla autol, see peab ju. Ja sama on selle aga kui sa ütled sellel teismelisele, kellel on taskuraha võib-olla mingi 5 eurot, ma ei tea, nädalas või 20 eurot kuus, sa ütled selle, ja minu arust see ongi ju nii, et 20 eurot on minu arust see kiirmenetlus või see lühimenetlus selle 8 tõuksi peal olemise eest. Ja selle tõuksiga sõites sa ei näe, kus kohas see politsei on. Iga hetk võib sul selja taga käia ja oled 20 eurot oma taskurahast ilma. Seda tuleb noortele öelda, trahvi saad, mitte et kukud ja ai, siis on põlv katki ja noh, küll on kole. No, täitsa nõus, kui ikkagi taskurahast ilma jääd, siis see motiveerib. Aga kui teismelised on hullud, siis võt sellest ma ei saa aru, mis toimub sellise 30+ pereisa peas, kes oma 5-aastast tütart seal nagu sõidutab ja mõlemal kiivrid peas ei ole. Jah, see on sama, et tema on jällegi nii osav, et temaga ei juhtu selles mõttes, et ta on osav, aga ikkagi ma arvan, et ka tema ei tea, et sellel hetkel võib tal iga hetk selja taga käia see sama nagu, noh kui teed, ma ei tea, kas autoga lähed sõitma niimoodi, et sul, mina ei tea,
mis adekvaatne võrdlus võiks olla lihtsalt nagu, et sõidad kogu aeg kabrioletiga niimoodi, et sul turvavööd ei ole, noh. Varem hiljem keegi näeb sind ju ja teeb sulle selle trahvi ära. Jah. Ja üks asi, mis sellest artiklist mõnes mõttes väikse probleemina, eraldi probleemina välja tuli minu jaoks, oli see, et jalgratta grupisõit on põhimõtteliselt korralikult reglementeerimata Eesti seadusandluses. Ei ole öeldud, kui pikk on grupp ja kui grupis oleme ja kes peab seda gruppi vedama ja kas sul peab mingi saateauto olema. Vähemasti sellest vastusest, mis Transpordiamet meile saatis, lugesime seda välja, et võiks olla mingisugune juhtauto grupil ees, aga ei pea olema. Ja samamoodi ainus seadus, mis jalgrattaga sõitu määratleb, on see, et sõiduteel pead sõitma tee parempoolses servas. Noh, et sealt võtad siis loogiliselt, et kui 2 ratturit sõidavad kõrvuti, siis see vasakpoolse enam ei ole tee parempoolses servas. Aga see on ka enam-vähem ainus konks, kus nagu kinni hakata. Ja see on selles mõttes ikkagi kasvav probleem. Ma üldse ei ole jalgratturite vastu, las nad sõidavad. Aga kui ei ole reegleid, siis juhtubki igasuguseid asju. Kogemus sellest nädalast tuli julgelt 20-liikmeline punt jälle seal Muuga vahel vastu ja rahulikult sõideti üle ristmiku, nii nagu neil olekski nii-öelda Tour de France käimas ja kogu liiklus oleks kinni pandud. Ja totaalne segadus autojuhtide seas, totaalne segadus ka jalakäijate seas, sest seal olid ülekäigurajad täpselt samamoodi seal ristmikul, mida siis kogu see tervisesportlaste grupp nagu nii-öelda kui üks mees ja kui peateel olles kogu aeg ületas, eks ju. Et ise nägin, kuidas tehti vähemalt 2 äkkpidurdus seal ristmikul ja üks jalakäija oleks ka nipanapa seal jalgratast alla jäänud. Et kui me autojuhtidena nagu saame riikluse eeskirjadest aru ja me kardame, et kui me eksime, siis nagu politsei võtab meid vahele, siis austatud politseinikud, palun tehke seda tööd, et jalgratturitele ka mõistus pähe panna, et võiks rohkem tähelepanu pöörata sellele, et kui ikkagi tõesti selline Tour de France mööda tänavat ringi paneb, no siis võiks nendega tegeleda. Ja ratturile veel teadmiseks, et võib-olla tõesti on jällegi segadus, et siin eriti just linnas, kes ei ole kogenud, et rattal peavad olema helkurid, aga pimedal ajal peab rattal olema ees valge ja taga punane tuli. Mitte selles mõttes, et ta peab sul, loomulikult sul on enda huvi, et see valgustaks sul kõvasti ka teed, aga niimoodi märkamise mõttes, et sa ei saa apelleerida sellele, et mul on ju helkurid, et just. On nõutud ka tuled. Vot, neid punkte oli 15, otsige üles Autogeeniuses lugu pealkirjaga 15 levinud eksiarvamust liikluses ja saage natuke targemaks, jagage teistele ka ja siis on meil kõigil parem ja ohutum. Aga nüüd tuleb stuudiosse Anne-Mari Muru firmast Liigu või startupist Liigu ja räägib, kuidas nad hakkavad muutma rendiautode turgu. Ja nüüd on meiega liitunud Anne-Mari Muru, kes on sellise startupi, eesti keeles idufirma tegevjuht nagu Liigu. Pean tunnistama, et mina ei olnud sellest varem kuulnud. Kui ma läksin lehele, millel on eestlaste jaoks väga tore aadress liigu.me ehk liigume, avastasin ma, et tegemist oleks justkui nagu järjekordse rendiauto ettevõttega, aga Anne-Mari nüüd saab ise mitte küll 30 sekundi sellise pitchi nagu startupi üritusel, võib kohe päris paar minutit, et siin ma aega ei võta. Et lühidalt, et mis asi on Liigu? Tere ka minu poolt ja mul on väga hea meel siin olla ja tõsi, ma väga ei imesta, et võib-olla Eesti inimene, isegi kes on autohuviline, ei ole võib-olla meist seni veel kuulnud. Aga absoluutselt on meil nii nagu igas iduettevõttes eesmärk maailma vallutada, nii et ma usun, et ka Eesti inimesed jõuavad õige pea meie ja meie teenusteni. Aga mis siis Liigu on? Liigu on autorendi ettevõtte tõesti. Ja võib-olla põhjus, miks ei ole meist väga palju kohalikud inimesed kuulnud, on see, et me alustasime oma tegevusega tänaseks juba aastaga tagasi, aga sugugi mitte Eestis, vaid autode rentimisega Prantsusmaal. Ja just nimelt eesmärgiga, et nagu ma ütlesin, vallutada maailma ja alustame siis kohe natuke kaugemalt maailmast kui ainult Eestist, sest autorenditurg kui selline Eesti kontekstis on nii väike, et siin alustamine võib-olla ei ole väga äriliselt mõistlik. Samas jälle Lõuna-Euroopa on autorendi mõttes väga tegus ja toimekas, konkurents on tihe, aga ka probleemid on suured. Et
kui nüüd küsida, et miks siis järjekordne autorendi ette võtta või milleks seda vaja on, siis kes on autot rentinud, ilmselt on kokku puutunud sellega, et niikaua kui broneering teha, ütleme, tahan minna, lähen ärireisile, lähen puhkusereisile teise riiki, tean, et mul on seal kõige mõistlikum ja mugavam liikuda ringi autoga, olgu see siis sellepärast, et mul on palju pagasid, tahan ma sõita ühest linnast teise, on mul kaasas lapsed. Põhjused võivad olla erinevad, et miks ma leian, et auto, mitte mingi muu transpordivahend on see kõige parem võimalus. Ma siis lähen kuskile vahendussaidile või otsega autorendi saidile ja proovin broneerida endale auto nendeks mulle sobivateks kuupäevadeks. Ja see kõik üldiselt sujub väga kenasti. Kus tulevad probleemid? Ja on olnud see autorendi äris seni juba, ma arvan, viimased peaaegu 30 aastat, on olukord, kui ma siis sinna oma sihtpunkti kohale jõuan. Mis siis juhtub? Võtan oma pagasi ja lähen matkan kuskile autorendipunkti. Väga nukker on see juhul, kui see on kuskil, ütleme, peale õhtul kella 11, kui see rendipunkt võib olla kinni ja ma ei ole selle peale enne mõelnud. Või kui ka olen mõelnud, siis ma olen ilmselt maksnud päris hea mitukümmend eurot peale, et siis keegi suvatseks õhtul hilisel ajal sinna minu pärast kohale tulla, et mulle anda autovõtti. Järgmiseks etapiks juhtub see, et ma hakkan seal täitma rendidokumente, mis on siis kas inglise keeles või siis selles kohalikus keeles, kuhu riiki ma sattunud olen. Halvemal juhul inimene üle leti räägib keeles, mis on mulle vähetuntud või siis raskesti aru saada. Ja kogu see protsess reeglina võib võtta isegi kuni 45 minutit aega, kui on järjekord väga tihedates lennujaamades, tiheda liiklusega lennujaamades veelgi kauem. Igal juhul oma autoni ma ütleme nii, et keskelt läbi 45 minuti ja tunniga võib-olla jõuan, aga võib-olla ka mitte. Nüüd probleem siis, mida Liigu lahendab, on see, et kasutades liiguteenuseid, sa teed samamoodi mugavalt kodus oma broneeringu ära, aga teed mugavalt kodus ära ka kõik need toimingud, milleks sa muidu kulutad lennujaamas pool tundi, tund aega või isegi kauem. Ehk isikutuvastuse, oma tehingu tingimustega tutvumise ja tegelikult ega rohkem ei olegi vaja. Ehk siis liiguteenuse puhul sa broneerid endale auto, sa jõuad oma sihtkohta, sa avad Liigu äppi, sa näed, milline auto ja täpselt millises asukohas sind ootab. Sa navigeerid ennast siis läbi lennujaama parklasse, ütled, et jah, olen auto leidnud, alusta renti ja tee uksed lukust lahti. Ja see kõik käibki äpis. Et ma ütleks, et lisaks sellele, et me võtame vahelt ära selle tülika isikutuvastuse dokumentide täitmise ja rendideski minemise, on veel selline erinüanss, mis on liiguteenuse juures meie jaoks väga äge on see, et füüsilist autovõtit me kunagi välja ei anna, vaid see kõik käibki äppi vahetusel, et see on sõna otseses mõttes nutirent, sest me teeme autod nutikaks ja võimaldame siis sellist auto kasutamise kogemust tänapäevasel ja ägedal moel. Et pikk kirjeldus, aga see on midagi sellist, mis me teeme. Väga selge, õnneks tekkis ka küsimusi, muidu jääks jutt igavaks. Kas te olete nüüd selles mõttes nagu, kuidas ma ütlen, vahendaja, et te olete kokkulepped sõlminud mingite rendifirmadega või on teil päris oma autod? Meil on päris oma autod. Ja miks see on nii, on põhjusel, et me tõesti esialgu mõtlesime ka, et väga mõnus oleks teha sellist vahendusteenust, et mitte minna oma tegevuses väga keeruliseks. Et leiame firmad, kes siis tahavad oma autot nutikaks teha ja kasvatame siis äri kiiresti ja kõrgele kaugele. Aga reaalses elus on see, et autode nutikaks tegemine sellisel moel, et nad äpiga ühilduksid, ei osutunud juba olemasolevatele autorendi ettevõtetele sugugi mitte nii atraktiivseks, sest see on seotud teatavate investeeringutega ja juba välja kujunenud protsesside ja turuga pildis ei olda selliste muutustega kaasa tulema väga altid. No, loomulikult siin võib oma osa mängida ka koroonal, mis siin vahepeal kõik erinevad liikumisettevõtlused ja moodused suht segi lõi, aga samas nagu iga sellise segaduse või muutuse hetkel avanevad ka uued võimalused. Nii et meie esialgu alustasime suht koht katsetusega, et proovime siis ise. Kui turg ei ole veel ilmselgelt liiga valmis,
et nii suure uuendusega kaasa tulla ja nägime, et see meeldib inimestele ja meie jaoks kõige olulisem tegelikult ettevõtmise juures ongi pakkuda inimestele niivõrd suurepärast kogemust, et lõpuks saavad kõik aru, et see selline moodus auto kasutamiseks on tulnud, et jääda. Mis on nii palju küsimusi, mõtlen, kuidas üks on see, et kas te olete nüüd keskendunud just lennujaamadele või mis pidi see nagu erineb siis ütleme Eestis olevat Bolt Drive ja Citybee, et kuidas te endast nendest eristate? Ja, et esimene erisus, mille võib välja tuua, on see, et Bolt Drive ja ka Citybee on turule sisenenud ja nende selline põhikontseptsioon on täna ikka veel, mitte ainult küll, aga ikka veel minuti, tunni, võib-olla kuni päevapõhine rent. Nad küll tulevad pikemaajaliste teenustega ka juurde, aga põhimõte nende puhul töötab nii, et autod on siis mingites kohtades ootel, inimene vaatab äpist, kus auto on, võtab selle auto kasutada ja ei ütle ette, kuna ta selle auto tagasi toob. Liigu kontseptsioon on selles mõttes võib-olla lähedasem traditsioonilisele autorendile, kus sa broneerid ette kindlaks ajaks. Ma ütlen, et ma võtan auto nädalaks, sealt lennujaamast, sealt rongijaamast, sealt kesklinnapunktist ja toon ta siis mingi kindla perioodi möödudes sinna samasse kohta tagasi. Ehk siis ette kavandatud kestusega rent ja pigem siis kõik alates päevast keskeltläbi või meie tehingud on 7 päeva pikad. Et seal on see erinevus kõige suurem. Okei, siis on 2 olulist tarbijaküsimust, üks on autofänni oma, see jääb teiseks, aga esimene on see, mis minul autosid välismaal rentides, oleme seda ka palju kajastanud, on see, et sa hakkad seda protsessi läbima ja siis mingil hetkel põrkud sa selle müstilise või nagu selle kindlustuse osa juurde ja siis sa vaatadki, võrdled hindu. Ühel on sees kindlustus, siis on see mingi miinimum excess, siis kasutatakse hästi palju erinevaid neid kindlustussõnu ja lõpuks lähed sa sinna samma letti, millest alguses rääkisid, ja nad müüvad sulle ikkagi veel midagi peale, sellepärast et puhtalt sellepärast, ma tahangi tegelikult olla väga kindel, et kui keegi mul kuskil seal väikses Prantsusmaa linnas midagi ära rihib, et mina ei pea pärast 3000 eurot maksma. Kuidas teil on lahendatud see osa, et ma võtan selle auto ja ma ei ole pärast kellelegi hästi palju raha võlgu? See on täiesti arusaadav mure ja see on ka üks probleemistik rendimaastikul, mida meie üritame oma teenuse kontseptsiooniga lahendada. Et see on väga-väga tavaline, et inimesele maalitakse ette hirmsaid pilte sellest, mis kõik võib juhtuda ja kui oluline on kõikidele erinevatele autojupikestele siis täiendav kindlustus peale osta. Ja see on ka arusaadav, et inimesed siis tahavad kindlad olla, sest liiklus lõunamaades on päris tihe ja kohati närviline. Aga kuidas siis meie oleme selle lahendanud on nii, et me püüame tõesti oma teenuse hoida võimalikult lihtsa ja läbipaistvana. Excess ehk siis oma vastutus on selline klassikaline vastutuse teenuse tüüp, mida kõik kasutavad ja mida kasutame ka meie. Ehk liigu teenuse puhul on asi väga lihtne. Sa ostad oma selle nii-öelda jupikese autot kasutamiseks mingiks ajaks ja saad siis valida, et kas sa võtad tehingu või selle auto kasutad oma vastutusega, et juhul kui midagi juhtub, siis mis iganes summas see juhtumine ka siis ette ei tule, on sinu oma vastutus mingi kindel summa, on see siis näiteks 750 eurot meie teenuse puhul, kui sa oled väljaspool Euroopa Liitu riigist, siis on see 1000, aga Euroopa inimeste jaoks on see 500 eurot. Ehk siis, kui midagi juhtub, siis kui see juhtumine maksab autoremondi mõttes rohkem kui 500 eurot, siis sina ikkagi tasud 500 eurot ja kogu lugu. Ja teine variant on siis see, et sa võtad ilma oma vastutuseta, ehk siis maksad kohe rendi eest natukene rohkem iga päev. Natukene võib-olla võib seda tava auto omamise kontekstis tuua kaskoga võrdluse, et sa kas maksad
natuke suuremat kaskot ja siis, kui õnnetus juhtub, siis sa ei pea ise peaaegu midagi maksma või siis sa ei võta kaskot ja õnnetuse puhul siis lihtsalt on sul omavastutus suurem. Et väga sarnane sellisele, millega võib-olla inimene tavaauto kasutuses on harjunud. Ja midagi täiendavat meie vähemasti tänasel päeval äpis juurde ei müü, et püüame hoida lihtsalt kas oma vastutusega või ilma oma vastutuseta variant. Ja nii ongi. Aga kuidas nüüd, kui ideaalis see toimib nii, et ma ühtegi inimest ei näegi ja siis tahan autot tagastada, kas ma siis teen tast mingi video või pildid, et tõestada, et minu käest lahkus auto ilusas seisukorras ja et kui sinna vahepeal on mingi jama tekkinud, et siis mina ei ole süüdi või kuidas see protsess sellel puhul välja näeb? Jaa, see protsess käib niimoodi, et vahetult enne, kui meie auto kliendile jätame, see on tavaliselt see vahe nagu meie poolt auto sihtkohta toimetamisele ja kliendi saabumise vahel on 15 kuni 30 minutit, mitte enam. Fikseerime meie auto korrasoleku seisu, kui seal juba on mingid väiksed kriimud peal, mida võib juhtuda, siis me paneme sinna peale kleepsu. Inimene, kui soovib, võib ise teha pildi, seda me otseselt ei nõua, küll aga ütleme, et kui sa tahad olla kindel, fikseeri auto seis iseenda jaoks ja hiljem, kui auto inimene toob tagasi, siis ka enne rendi lõppu äpis palutakse, et ole kena, tee auto seisukorrast meile mõned fotod ka, et näidata, et sinust jääb auto täpselt nii ja naasugusesse korda. Ja kui siis meie inimene auto võtab, veenduta siis selles, et kas inimese öeldud info ja see, mis meie näeme, omavahel klapivad. Ja üldiselt see toimib väga kenasti. Et kui ikka suured jamad juhtuvad, siis inimesed annavad teada, kui inimesed on auto ära rihtinud ja meile teada ei anna, siis me saame ikkagi need asjad ära selgitatud, et parklas vastu seina seistes autole tagumisele, sellele nurgapamperile ei saanud keegi kolmas inimene vahepeal sellist hõrdumisjälgi peale teha, et see on ikka inimese enda tehtud ja inimesed saavad sellest aru ka. Okei. Kuidas kütusega on? Täispaagist täispaagini. Okei. Ja teil selline teine asi, millega ma olen kokku puutunud ise paar korda, on see, et kui mingi probleem on, viimasel reisil näiteks, mul läks ref katki, et ühtegi refi parandus või vahetus asja autos kaasas ei olnud, et pidin igal juhul suhtlema nagu selle kliendi teenindusega ja tegemist oli ühe maailma suurima sellise autorendifirmaga, et andis ikka ooteliinil ja erinevaid inimesi pidi käia, kui lõpuks sain abi, selles mõttes ei olnud hullu midagi. Aga kuidas teil on see klienditeenindus, et kui ma ikkagi seal letis kedagi ei näe, et põhimõtteliselt mingid numbrid ja abi ja kõik see on ikkagi kättesaadav? Ja liigu tugi on olemas 24/7. Täna me suudame kõnekeelselt toetada inimesi, nagu eesti keel kaasa arvata, 5 keeles, inglise, prantsuse, itaalia ja saksa keeles, aga kindlasti tuleb keeli juurde ja ma ütleks, et see on üks meie tagasisidest, klientide tagasisidest üks tugevusi on see, et meie reageerimisaeg, kättesaadavus, reageerimiskiirus. Et ega renditeskiga seal kuskil, kus sul lõhkeb Prantsusmaa mägedes ei pruugi olla, aga me oleme siiamaani küll suutnud ka kõige keerulisemastesse kohtades suurusjärk 2 tunni jooksul inimesele asendusauto saata. Ega uutes autodes tänapäeva rendi neid paranduskomplekte, rehviparanduskomplekte kaasas enam ei olegi. See ei ole juba vist tehnilistel ja siin turvakaalutlustel lubatud, et inimesed uutel autodel neid toiminguid ise väga teevad, nii et et tuleb maanteabi ja teeb või tuleb meiepoolne abi ja toob uue auto ja korraldatakse treiler siis katki läinud auto äraviimiseks. Ja siis see autoinimese küsimus, mis mul oli, et kui ma teilt broneerin auto ära, kas teil on ka see, et see auto or similar või ma saan broneerida konkreetse auto, sest viimane mul Inglismaa reis oli see, et ma broneerisin Kia Ceed or similar ja mulle anti Peugeot 208, mis, olgem ausad, ei ole päris similar, vaid ikkagi tunduvalt väiksem auto. Jaa, et see or similar, tõsi, on rendifirmade nii õnnistus kui needus samal ajal. Tõsi, ka meil on tehingud märkega or similar. Küll aga taustal me püüame oma näidismudelid hoida võimalikult oma päris füüsilise autopargiga
kooskõlas. No miks seda tehakse, on põhjus see, et kui sul on siis võib-olla see Ceed ja Peugeot 208, need tõesti ei lähe väga klappima, et see autode suuruse, mahutavuse ja selline kontseptiline kooskõla on meie puhul igal juhul see, millest me hoiame kinni. Kui seal on mingisugunegi erinevus, siis me igal juhul räägime kliendiga läbi siin, ütleme, et inimene on broneerinud, proovin tuua mingi sellise näite, Volkswagen Golf varianti näiteks ja tuleb tõesti mingisugune põhjusel välja, et meil see moment seda autot selleks päevaks anda ei ole, siis me leiame selle asenduse ja küsime siis kliendi käest, et okei, Golf varianti sellise keremudeliga, ütleme, alternatiiv võiks olla Toyota, mis see siis on, Avensis Tourer äkki. Et kui on selline vahetus, et kere on sama, mahutavus on sama, siis tegelikult võibki see auto lihtsalt tulla siis Toyotana, aga kui me näiteks anname selle asemel Volkswagen Taigo, siis me võtame ühendust, ütleme, et pole päris sama, aga kas klapib. Ja siis on seal võib-olla mingid hinnaerinevused, aga kere tüüp, mahutavus, see peab ikkagi olema sama. Et vastasel juhul seda or similar meie jaoks ei ole or similar. Okei. Vaatan kodukalt, et hetkel on teil välja toodud siin 17 linna ja hakkasin siin broneerima, et näiteks Milanost praegult ei leidnudki autot, aga samas ma vaatan Barcelonas on ikka väga suur valik, et ma ei tea, kas see on nüüd see küsimus, enne saadet sind hoiatasin ka, et võid ka mitte vastata, aga kui suur teie autopark juba on, sest see Barcelona valik on siin küll rikkalik, ma saan siin alates Renault Cliost kuni Volkswagen Multivani ja Chrysler Pacificani välja. Autopark meil täna füüsiliste autode mõttes mudelites tegelikult ei ole nii lai, kui sealt pildid paistavad, et need on näidismudelid. Et meil on umbes 6-7 erinevat konkreetset automudelit saadaval. Barcelona puhul on siin muidugi väikene märge ka näha, et on augustikuust saadaval. Et kui kodulehele minna, et me oleme aus vastus on täna see, et me oleme alustanud suuremates Euroopa linnades, kus me teame, et autorent hästi toimib, eelmüüki ja oma füüsilise operatsiooniga me liigume nendesse linnadesse samm-sammult, täpselt nii nagu nõudlus siis nõuab. Nii et aus vastus on see, et täna kindlasti on võimalik kiiresti ja hea katusega saada meid Prantsusmaa linnadest, Niitsast, Lyonist, Pariisist ja selle nädala lõpus Pariisist koguni 2 lennujaamast. Aga teised linnad on veel sellises faasis, kuhu me liigume samm-sammult vastavalt sellele, kuidas nõudlus kasvab. Siia lõppu uuriks niimoodi üldiselt, et see autorent, kõik, kes on kasutanud, saavad aru, et see on internetist saab seda juba teha, aga kuidagi oma olemuselt tundub see ikka jube vanaaegne või kõik on nii iganenud need sama paberimajandus, mis sa mainisid. Kui raske sellisel turul praegult, sest seal on ju sellised hiiglased ees. Või üritab seda, kuidas see startup keeles, disruptida nagu palju väiksemaid tegijaid, et mis seal turul üldse hetkel toimub? No mida meie näeme, et turul toimub, on see, et tõsi on suured dinosaurushiiglased, kellel on absoluutselt suur jõud taga ja kellega me ju tegelikult ka rinde pistame, aga samas tulevad need, ingliskeelses turuterminoloogias öeldakse need new mobility ehk uue ajastu erinevad pakkujad peale, Citybeat ja Bolti sai mainitud juba, aga on Virto, Leon, Go on erinevate autotootjate ju autojagamisteenused, on see siis Share Now, Free Now, tegelikult Euroopas on neid väga-väga palju, kes tulevad natukene teistsuguse teenuse kontseptsiooniga, kui on need vanad suured tegijad, tulevad ikkagi juba üsna jõuliselt ja järjest samm-sammult trügivad selle traditsioonilise autorendi maastikule ka ju tuli Citybee, MyBee teenusega välja, mis on üsna väga sarnane traditsioonilise autorendile ja me näeme, et need turud lõpuks ikkagi sulanduvad kõik ühte. Et
kokkuvõttes on see kõik auto kui teenus. Auto on küll füüsiline objekt, aga selle kasutamine siis erinevate tükikeste kaupa, et siuke klassikaline on see, et inimene ostab endale ühe auto, kogub aastaid raha, ostab auto ja kasutab seda siis, ma ei tea, 10 aastat, 5 aastat. Ja kõrval on siis minutirent, kus sa kasutad autot ainult selleks üheks väikseks käiguks, mis sul vaja on. Seal vahepeal on väga suur tohutu variatiivsus, nii teenuseid kui ka inimeste siis vajadusi. Et meie näeme, et auto kui teenus saab olema üks niisugune kontsept, kus siis on mitmed suured tegijad, kes siis pakunevad erinevaid võimalusi inimestele vastavalt nende vajadustele. On see siis niisugune subscription tüüpi teenus, on see minutirent, päevarent, veel mingisugune muu, et see kõik saab olema selline teenusepõhine ja konkurents kokkuvõttes ikkagi teeb oma töö ja meie näeme, et klient on see, kes maksab ja klient lõpuks valib, et mis talle siis sobib, kas talle sobib see vana klassikaline, mida ta on harjunud kasutama, mis on võib-olla ebamugav või järjest enam inimesi siiski lähevad sellise nutikama ja moodsama lahenduse teed ja meie ei näe konkurentsis, ütleme uuema ajastu tegijate vaates üldse probleemi, et mida rohkem on neid pakkujaid, seda enam on sunnitud ka vanad tegijad ajaga kaasa tulema ja siin väga suured turuliidrid, võib-olla Sixty ma isegi täitsa mainiks, on üsna uuendusmeelsed ja järjest ikkagi ka oma tootearenduses selliseid võtmevabasid ja kontaktivabasid lahenduses sisse toovad. Väikestel tegijatel on oma sellise paindlikkuse ja väiksuse tõttu ilmselt see eelis, et meil on lihtsam ja kiirem oma toodet kujundada ja turule tulla, nendel on eelis turujõu, tuntuse ja selle poole pealt, et sellised üsna ma arvan, et turg on muutumises ja uuendusliku ja nutika lahenduste poole liigub, aga see, mil moel, kui kiiresti, kes võidab, kes kaotab, see on juba selline tavaline turu toimimise põhimõtetel ta käib, nii et elame-näeme. Okei, et lihtsalt kuna te algus mainisid, et vist juba alles aasta olete tegutsenud ja siit edasi kõik need juba startupi teemad ilmselt on rohkem meie Restardi saate teemaga. Mind üks asi jäi korraks, et kas te oleksite praegult veel palju või kui palju teid on seganud praegult see autode saadavus? Et kas võiks olla veel palju kiirem ja palju parem, aga lihtsalt ei ole autosid? On küll nii, jah. Et mina viimasel ajal järjest rohkem ütlen seda, et auto kui majandusühik on selline nagu doominokivi, et kui see läheb liikuma, siis kõik läheb niimoodi tõk, ilusti oma rada pidi täpselt nii, nagu on plaanitud, et autosid on keeruline leida. Samas mina ütlen, et autod on turul olemas. Mina seda ütleks, et autosid ei ole üldse. Autod on turul olemas, küsimus on selles, et mis mehhanismide ja milliste koguste ja milliste sammukestena on võimalik neid saada, et minna ja osta väikese ettevõttena korraga 3000 autot täna on üsna keeruline. Aga niimoodi samm-sammult kasvada 10, 20, 50, 100 kaupa ei ole võimatu, aga see on võib-olla see koht, kus ma ütlen, et need on meie ärinõksud ja saladused, mida me siis kasutame nii, kuidas oskame ja püüame siis konkurentsis oma koha leida. No selge, aga suur tänu, et sa aja leidsid ja kes on siin nüüd siis Euroopas, Lõuna-Euroopa pool liikumas ja otsib autorenti, siis vaadake liigu.me, liigume, et äkki on just seal hea alternatiiv teile sobival marsruudil. Aga jõudu ja edu! Aitäh teile ja liigume igal juhul! Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.